Ja alustame kohe fotograafiaga, mis on siis AI käskluste alus, sest siin juhtuvadki kõik need huvitavad asjad, et saad oma fotot tõesti nagu vau, levelile viia. Näiteks siin sa mõtledki nüüd perspektiivile, valgustusele, efektidele, tehnikatele, siukesed miniasjad. Kasvõi kui sa paned ainult ühe nendest sisse, sa teed oma pildi lihtsalt, kasvõi sellega lihtsalt põnevamaks kohe. Aga vaata, ma olen sulle siin andnud mingit materjali ka juurde, et sa ei pea ise siin hakkama luuletama midagi. Näiteks, millele võiks siis üldse mõelda, et vaata, paneme mingi peamise kirjelduse paika, on ju. Noh, ma näitan sulle, nii, tõin ta siis siia. Okei, minu peamine kirjeldus on, kus ta on, nii, UFO kostüümis 20-aastane naine, ta käes on must kass, sõidavad õhus UFO laual. See on peamine kirjeldus. Noh, siukene kerge, lühike. Mul on siin lihtsalt oluline, et ta oleks 20-aastane. Ta on UFO kostüümis, käes on must kass, kõik olulisem, sõidavad õhus UFO lauale, tegi teda kassiks hoopis. Ja nüüd kõik need teised siin on siukesed, need ongi need fotograafia, kõik need lisakäsklused, mida võib juurde panna, et piisab ka nii vähesest, sa võid ka juurde neid panna, ma näitan kohe, millele sa võid mõelda. Kõigepealt perspektiiv ehk siis, mis nurga alt me näeme pilti näiteks. Need on tõesti fotograafia asjad nüüd võetud, see ei ole nüüd AI piltide jaoks, aga saad neid ikka kasutada, need on universaalsed. No siin on ikka väga palju erinevad kaamera, need piskel lähedad, terve keha näha, pooleldi keha näha, ja see on väga palju lihtsalt vaadata, igatahes. Nüüd liikumisvast pole vaja. Nii, mida sa võid veel mõelda? Mis valgustus võiks olla pildil? Näiteks siin ma leidsin midagi cinematic, jah. Siin on kõik valgustuse terminid. Siin on see pole oluline, see on nüüd, tegelikult näiteks LED valgustused, miks mitte. Aga mõned teised siis spetsiifilised siin, võib-olla see ei kehtigi nüüd AI piltide jaoks, see on lihtsalt nagu, millega on tehtud just need valgustused siin, jah. Siin on ka valgustused siis, sa saad siit kallala, et siis peaks saama kopeerida ka neid siit. Jah, nii. Sa võid veel mõeldagi mingi efekt on pildil, mingi overlay, ütleks sellele siis, tekstuur. Siin on näiteks 50 tükki, mis ei ole ka AI piltidele, aga ma usun, et kehtivad igale poole. Näiteks bokeh on siukesed valgustuse efektid, seda ta teeb. Ja, südamekesed, traditsioonse kunsti tekstuurid, glitter, siukene color wash, paneb siukse värvikesed tooni peale, nagu retrotunnetus, siuke topeltsärituse asi. Ja siis sa saad veel mõelda tehnikatele, ja ma panin sulle siia 2 linki. Üks on Wikipedia muidugi, paned hiireksed peale, seda peaks näitama natukene lähemalt midagi. Või näita, võib mind veel kuskile kaugemale. Natuke fotograafiat saab õppida, aga siin on näidis piltidega peaks olema. Ja, nii, nüüd näitab siin neid uhkeid sõjakesi ja näitab, kuidas nad välja näevad. Saad tõesti lähedab neid teha, saad siukest kalludusnihke efekt, ta teeb nagu taustad uduseks. Saad mingit liikumist panna, näitavad, mis ka asi liigub tõesti. Ööfotograafia, saad siukesi kiirekesi näidata. Tähed kukuvad, jah. Mustvalge fotograafia, monokroomiline panoraam, piksäritus, seda vastpole. Ja sundperspektiiv. See on võib-olla isegi manipuleeritud Photoshopis, aga sundperspektiiv ongi, et see nagu miski on näiteks eespool ja tagaplaanil on mingi muu eest tekitad siukest huvitavat efekti nagu tõesti. Oleks nagu Photoshopis tehtud tegelikult, aga see on, ma arvan. Ja, saad siit veel vaadata huvitavaid asjakesi, mida saad juurde lisada kesklusele. Retro ja siluett. Siukene kalasilma asi ka. Nii. Siis võib veel mõelda, et äkki tahaksid panna mingid aastad juurde, et tahadki näiteks mingit vana pilti näidata. Saad mõelda veel, mis kaameraga pilt on tehtud. Ja nüüd ma näiteks sulle ka veel ühte abistavat materjali. Kui sa oled pigem siukene, sul on vaja visuaali näha enne. Sul on visuaalne melu.
vaata, ma annan sulle ka siukse lingikese siin juurde. Mis see siin on? See on prompti ehitamise sait, paned siia ja siin on kõik need teised pildigeneraator, mida meil vaja pole. Me paneme generic, kustutab ära need siin, nii. Ja mida sa siin nüüd teha saad? Kustutan ära kõik, mis ma olen siin teinud. Paneme siia ja vaata, mis siin juhtus nüüd. Siin on nüüd väga palju erinevaid märksõnu, mida sa saad võtta ja vaadata, kuidas see välja näeb. Need ei ole Dali pildid ka, ma ütlen ära, Dali teeb teistmoodi, et see on Stable Diffusioniga tehtud, et mitte nii niimoodi 100% kriitiliselt just pilti vaadata, et see on teistsugune. Aga mis ma tahtsin näida fotograafia osas, vaata, palju siin on, ohoho. Valgustus näiteks, ma näitasin. Oota, ma vaatan valet asja üldse materjal. Valgustuse paneme siia kaamera peale. Ja siis mul on siin lighting või siit hoopis, jah, lighting, vaata, siin on valgustus. Valgustuse tüübid. Oi, palju, ohoho. Päris lõbus. Hakkab olema siin midagi välja leida. Display, okei. Valgustuse stiilid. Ja siis veel ma veel näitasin, et ongi näiteks mingit udusust näidata. Filmitüübid. Need ongi võib-olla vast kaamerad või? Jah, kaamerad panna. Stseenid. Meie pokeh hakkasin. Okei. Ja kaamera sätted. Saad veel värvi panna. Siin saad kunstnikke ka vaadata. Siin on mõned tuntumad ka. Nii, aga näitekski nüüd, mida ma olen siin ehitanud ka ise. Mingeid asju kasutades, et see, ütlen uuesti, et sa ei pea neid kõiki kogu aeg arvestama, aga sa teaksid, et siuke võimalus on olemas. Näiteks, mis ma siin tegin. Ta ise kastiks muutunud siin. Paningi bokeh efekti siia, need ostsin ja kallutusnihke efekti, et siis taust oleks udune. Panin action ka, et ta siis tõesti oleks mingi action ka. Dramaatiline taustvalgustus. Kui sa võtad lähemalt, sa näed, et silmad ikka väga pekkis seal on. Ja ütlen uuesti, et me saame seda täitsa reaalseks pärast tõmmata. Me ei näe siin mingit vigu. Nüüd see siin on probleem, et selle võiks üldse ära kustutada siin. Kõik muu on okei. Aastat ka juurde. Ta on siuke aasta. Ta on kassiga siin. Panin mustvalgeks. Mustvalge foto. Ma tahtsin, et ta seisaks hoverboardi peale, teadnud nõus. Aga see oli järgmises, mis ma enne näitasin, ufo laua peal, siis ta töötas. Nii, siin on väga näha seda aastat nüüd. Kui sa paned selle aasta juurde, siis ta viib nagu need inimesed sinna maailma paneb kuidagi siuke soengu neile ja pole isegi meiki natukene. Siin varastasin white shot, mis paneb ise automaatselt pildi põhimõtteliselt siukseks formaati. Nii, siin ma tahtsin liikumist näidata. Siin ta väga naljakalt tõmbast. Nii peenikeseks appi. See kallutusnihke efekt siis näitab liikumist. Ma panin muidugi juurde ka, mis ta teeb, et ta ise ka jookseb muidugi. Ta teeb teda õudselt kõhnaks. Siin on siukene aerial shot, ehk siis ülevalt alla vaade. Küljega ei ole muidugi. Ma panin droonivaade, ehk siis droon ise kuskilt teeb pilti, et tema ei tee pilti. Ja nüüd näevad väga ufod välja siin pildid, aga pärast tõmbame korda näod, ma näitan, kui kergelt sa saad seda teha. Nii, siin on ka huvitav efekt peale pandud, siukene rohkem vanemaks teda viia. Crunch overlay efekt siis, kui kriimukesi tõmmata. Siin on ka flash valgustus. Ma ei tea, kas ta klubis on, vast ei ole. Siin on see bokeh efekt ja siin on ambient valgustus stuudios. Okei, siin ma tegin tema näost. Ta läks küljega siin ka. Siin ma panin mingit kaamera set peale ja kaamera nime ka. Et see võib aidata natukene. Siin on natuke seda efekti ka näha, see crunch efekt. Siis ma näitaks ka nüüd teisi. See, mis ma enne näitasin, sundperspektiiv, siis tekitab nagu mingit võlts tunnetust. Et siin näiteks see inimene, kes lükkab torni ja tegelikult ei lükka, ta on lihtsalt kuskil kaugemal. Et sellega saab siin ka natukene põnevat katsetada.
ja nüüd nii, siin on ka siukene sundperspektiiviga tehtud pilt, et ta vaatab nagu kuskile peeglisse ja siis jätkub kuskile. kuidas ma seda siin saavutasin, on siukese kästlusega, mida andis mulle Dali tegelikult või noh, see ChatGPT, ise ei mõelnud seda välja. jah, lõpmatu peegelduse efekt on see peamine asi. see on ka üks huvitav asi, mida sa saad teha, et sa tekitad nagu kahte poolsust, üks on näiteks õnnelik, teine neutraalne või kurb ja siis nende vahel on siukene huvitav joonek, noh, midagi taolist. aga kuidas seda siin saada siis? noh, kõigepealt ma panin paika, mis kirjeldused see on, mustvalge mingi inimene, ühel pool rõõmus. see ongi nüüd, kuidas ma sain, et oleks ühel pool üks, teisel pool teine. panedki, et ühel pool on rõõmus, teisel pool on kurb ja sa võid seda ükskõik mis asjaga, et ei pea olema mingi emotsioon, kõik mis võib olla, aga see peamine asi, et sa ütled talle, et ühel pool peab olema X asi, teisel pool Z asi, jah. nii, siis sa võid nüüd kirjeldada, et mis seal näha on, siis ühel pool mingi pisaratega, ta on ka otse, ma olen öelnud, ja nüüd, kuidas ma seda eraldusjoont tegin siukeseks huvitava efektiga, ma ütlengi talle, et nüüd siin täpsustan, et eraldusjoonel on nüüd mingi stiilis efekt, katkine efekt olen pannud ja ma olen ka juurde pannud nagu rebiks paberit pooleks. ühel ta panigi siukesed, kus ta on jah, siukene paberi efekt siin. teistel on nagu crunch. Nüüd on siukene mustvalge sünge. Crunch. nii. jah, siukene nagu abstraktne. Siukene nagu räpasus ja segadus ja kunstlik siukene. kui sa ei pane seda eraldusjoont, vaata mis juhtub, et see midagi poolitad, sest ta jätab siukse väga piinliku ülemineku, lähe sujuvalt üle, siis on hea, kui sa paned mingit joonekest sinna vahele, siis nii mul mõned pildid siin pärast ei ole ära laadinud, ma ei tea, mis nendega juhtus, aga vaata, siin ma panin siukest asja nagu mikrovaade, siin on ka konnavaates ja mikrovaates siis inimene, ta kükitab maas, ta naeratab, päikseprillid peas, näitab rahumärki sõrmedega, esiplaanilt siis kaamerasse. noh, siin kodused paned ära. nii, siin on siis kallutusnihke efektiga tehtud. näidata liikumist. ta on mingi hoverboardi peal, siin liikluses sõidab ja kirjatasin, ta on käel laiali ja keel väljas ja siuke action tunnetus tuleks ja noh, siin tegi seljaga, ma pannud raha sellega. saad ka siukest trikki teha, et inimene vaatab nagu läbi läätse midagi. või läbi luubi või noh, miski toimub nagu läbi klaasi. peegel, luup, prillid, kaameralääts, mida iganes. kirjeldamad, miski toimub läbi X asja ja siis kirjeldab, mis ümberringi toimub, siis mingi jalg hoiab selle peal ja luup näitab siukest, teagi mis asukoht on seal. siin ma tegin, ta vaatab oma kitarri. siis sa saad teha ka siukest pulli, topeltsäritus. lisadki nagu 2 erinevat objekti ühe sisse. nagu viiul inimesega. vaata, see on siukene asi. sa ütled ühe objekti ja ütled, mille sees ta on. ja siis saad siukse huvitavaid efekte. mida on väga raske ise päriselus saavutada, tavaliselt Photoshopi kõike. siin on siuke asi nagu valgusrada, tekiks siuksed liikumisjoonekesed. siukene niimoodi. noh, siin on ka see aerovaade, et ülevalt alla. panin ka panoraamist, ta ise pani automaatselt siukse maastikuformaati teda. siis sa saad kasutada seda kalasilma efekti. ta nagu koondab kõiki niimoodi. huvitavat kurve on ta pildile. vaata, kui ma panen siia kassi praegu, sa näed kohe ära, mida see teeb. siuke siin näljapilti saab ka teha. näitab väga naljakas perspektiiviga. seda saad ka liiga teha, kui sa ütled talle, et kass on hästi lähedal, vaata onju. noh, siin on ai-ga tehtud, ma kohe saan aru, see on silmad naljakad. julgevad müüa ka siukesi. siin on ka ai-ga tehtud. kui sa ütledki, et kass on hästi lähedal, paned veel selle kalasilma objektiivi ka peale.
siis sa saad igast tegelasest teha siukseid naljakaid pilte. Vot, aga jah, kui sul on nagunii nüüd kõik ununenud, mis sõnad ma siin näitasin, et sa saad, panin sulle lingi ka siia juurde, et sa saad siit vaadata neid kõiki.